Äkki on sinulgi olnud sellist olukorda, et laed oma autosse midagi eriti rasket ja siis on auto nina niimoodi kergelt ülesse poole. Mina ehitasin endale Foresterile pagassi ägeda sahtlisüsteemi, kus sees on kusjuures ka 1,85 meetrit pikk voodi. Selline süsteem on aga üsna raske ja siis kui mõõta mõõdulindiga ja raami pealt, siis eespoolt mõõtes on mõõt 31 sentimeetrit, aga tagant mõõtes on mõõt vaid 28,5 sentimeetrit. Seda olukorda on kõige lihtsam lahendada metallplaatidega, mida kutsutakse ka spaceriteks. Aga kas te seda teadsite, et kui USAs ja Austraalias maksavad sellised spacerid äkki ainult 25 või 30 kohalikku raha, siis Euroopas maksad nende eest umbes 70 kuni 100 eurot ja sinna lisandub veel transport. Aga mul läks kuidagi nii hästi õnneks, et ma leidsin ühe leeduka, kes teeb siis alates sellistest lihtsatest spaceritest kuni vingete off-road stangedeni välja. Ja kui näiteks sinu pereautol on vaja ka spacereid, sest sa vead mingit raskemat kaupa teinekord ja tahad, et su auto oleks ilusti loodis, või näiteks sinu mudakollil on vaja mingisugust muud vägevat keevitatud off-road varustust, siis sul tasub kindlasti selle leedukaga ühendust võtta. Ma panen tema Facebooki ja siis kodulehe lingiks ja video alla, kirjuta talle ja ma olen täiesti kindel, et sinul õnnestub ka leida vähemalt sama hea lahendus, kui meil õnnestus leida siis minu Foresteri puhul.